Tere päevast, siin Costa Blanca uudised ja põhjust tulla eetrisse ja anda omapoolne reaktsioon, meie toimetuse poolne a priori arvamus sündmuste kohta, mis rullivad laiali siis tundhaaval, minutahaaval, sekundhaaval. Ja Costa Blanca uudised on ajendatud seekordseks eetrisse tulekuks tõsiasjast, et sündmused, mis Eestis leidsid aset ja mis on pälvinud kajastust terves maailmas. Taustaks loomulikult teadagi mis. Ameerika ajaloo suurim rööv. Antud juhul on tegemist mentaalse rööviga, on röövitud Ameerika usk ja lootus ja veendumus õiglastele presidendivalimistele. See on rohkem kui ükskõik milline maine, materiaalne väärtus kulla või raha näol. Ja selle röövi analüüs, mis kajastub terve maailma meedias. Ja meie osa on refereerida ja vaadelda, kuidas kajastub see meie tillukese, kui mitte öelda vaeslapse tasemel meedia kaudu. Ja ei ole juhus, et ekraanil on kujustatud praegu kaks kahtlematult tuntud isikut, kaks veendunud katoliiklasest venda, kes on Costa Blanca kohaliku televisiooni suured sõbrad ja liitlased ja mõttekaaslased, kuid ei olegi midagi muud esile tuua kui kahtlustus, et hingevaenlane on vennad õigelt teelt kõrvale kallutanud. Sest nende 1,5-tunnine professionaalne kahtlematult debatt, vastavalt siis nende vendade vahel, keda te väga hästi tunnete, on kõike muud kui tõde meenutav, aga küll ta meenutab tõe väänamist. Costa Blanca uudised töötavad informatsiooni suht laias spektris. See on venekeelne alternatiivmeedia, ingliskeelne, soomekeelne, lätikeelne, hispaaniakeelne. Viimane küll õigupoolest väga väikeses osas, kuna meie hispaaniakeelne tõlk on lapsehoolduspuhkusel ja sellepärast meil napib. Aga sealt ei olegi midagi eriti tõlkida, kuna Hispaania on täiesti ühemõtteliselt kallutatud positsioonis ja peale selle nad tegelevad siin peamiselt elanikkonna ahistamisega ja kõiki selle olematu viiruse kaudu siis elanikkonna represseerimisega. Aga see on kõrvaline teema. Tagasi teemasse, milles on küsimus. Kõigil on võimalik jälgida Objektiivi, mis tuli eetrisse eile. Juhin tähelepanu, et selle vaadatavus on kuskil 2000 vaatamist ja samas põhjust nentida, et Costa Blanca uudiste eelmine plokk ainult tühipaljas Facebooki formaadis korjas 1,5 ööpäevaga üle 3000 vaatamise, mis iseenesest on üllatus ja innustab jätkama seda lihtsat formaati, nagu ta siis on. Costa Blanca uudised, mis seisab koos tegelikult minu isikus ja kaadritaguse siis operaatori Seia von Schifferi isikus. Nii, millele me toetume ja mis on tänase kommentaari fookuses? Ei ole juhus, et pildil on piisavalt palju raamatuid. Need on raamatud, mida mina nimetan ühe nimetusega. Need on inimkonna konstitutsioon. Neid on siin erinevates versioonis, erinevates keeltes.
siin on täis korralik soomekeelne piibel, siin on väiksemaid versioone, mida sa võid alati taskus hoida. Siin on saatejuhi isiklik, mitukümmend aastat vana selline illustreeritud versioon. Siin on inimkonna konstitutsioon, mida on loetud Jeruusalemmas, Nutumüüri ääres ja mitmetes muudes pühapaikades Iisraelis. Siin veel üks vanem tõlge, soomekeelne raamatu, püha raamatu. Need on konstitutsioonid. Ja need konstitutsioonid räägivad peamiselt ühte, ükskõik mis keeles, nad toovad esile lihtsa kontseptsiooni. Aga ka sellest me ei räägi täna. Need kaks venda oma 1,5-tunnises analüüsis Mart Helme rahvusvahelist suurt tagasisidet ja reaktsiooni esile kutsunud väljaütlemistes ja tema mehises tagasiastumises, mis oli küll õigupoolest käis veel eriti elegantselt. Kõigepealt ta ütles välja ja siis teatas, ta astub tagasi. No kui tegemist ei ole tipphärrasmeheliku käitumisega, siis mis on rüütelikkus ja härrasmehelikkus üldse? Mitte lasta ennast mõnitada mingisuguste umbusaldusavaldustega kogu selle satanistide jõugu poolt, kes on ju kogu aeg annab tooni meie Eesti isamaal ja terves maailmas. Saate ju riietuski on kaasatud mitte juhuslikult siia Michigan, Ameerika tuntud osariik, kus kaas on nüüdseks tuvastatud 10 000 mustvalgel, igaüks võib neid netist vaadelda, 10 000 surnud hinge, mis osalesid valimistel. Selgelt koos isikukoodidega Ameerika kodanikud 10 000 avanet ja söödad sinna sisse soovitav informatsioon Ameerika valimised Michigani osariigis. Väga rikkalikult on seda materjali töötlenud Vene blogijad ja kohal elavad, aastakümneid elavad selge silmaga Vene inimesed. Ja sellega seoses on küsimus. Kui 1,5 tunni jooksul võtavad objektiivi saatejuhid töödelda, analüüsida negatiivses võtmes kõike neid sündmusi, siis tekib küsimus, et umbes 1,5 aastat tagasi valitsustasandil meie kaitseministri isikus keegi kodanik Sven Mikser, ma jätan kommenteerimata oma isikliku arvamuse selle isendi suhtes, ma ei loe teda inimeseks, ta on maaväline olevus, arvestades kõike tema tegevust, mis on avalik ja mida on võinud Eesti elanikud tähele panna mitukümmend aastat. Selle isendi näol üliajalooline sündmus, mis tundus nii tühine, mis ei olnud tühine. Donald Trumpi presidendi nii-öelda otsusega ja tema poolt alustatud ja ka läbi viidud Ameerika Ühendriikide plaaniga viia Ameerika Ühendriikide suursaatkond ehk Ameerika esindatus Iisraelis viia Iisraeli pealinnast Tel Avivist, millel puudub absoluutselt igasugune ajalooline taust, mis on uus linn rajatud praktiliselt 48. aastal Iisraeli riigi tekke juures, viia Ameerika suursaatkond pühasse linna Jeruusalemma. Tegemist oli vaimses plaanis erakordse sündmusega ja sellele järgnenud reaktsioon Ameerika Ühendriikide erinevate liitlaste poolt. Inimesed, kas te mäletate seda? Sven Mikseri isikus. Tema deklareeris, et Eesti Vabariik ignoreerib seda, ei tunnusta ehk
andis sellise märgi. Costa Blanca uudises on niisugused märgid lubatud. Andis Eesti Vabariigi nimel meie naabrid, lätlased, soomlased ja loetelu muid riike loomulikult sellises vastutusrikkas küsimuses jäid ära olevale seisukohale ehk nii nagu Ameerika otsustab presidendi isikus ja mille on heaks kiitnud kongress, senat ja kõik a priori nii-öelda tehke mida iganes. Sven Mikser oli see, kes tuli välja selle Eesti Vabariik ja mina esindan Eesti Vabariiki Sven Mikseri isikus, keeldun sellest. Sõbrad, mõelge selle osa peale. See oli rohkem kui poliitika. See oli rohkem kui mingite isikute vaheline nii-öelda jõu näitamine. See oli oluliselt rohkem. Ja nüüd 2 veendunud kristlasest venda, nad on küll katoliiklased, aga ka nende olukord ei ole praegu kiita, sellepärast et suur katoliku kirik on pooleks vajumas, see on avalik saladus ja me ei tea, kuhu poole see läheb, sellepärast et paavsti isiku ümber koondub katoliku printsiibi põhiselt terve katoliiklaskond koondab. Paavst on osutunud kõige nõrgemaks lüliks selles ülivõimsas kõige suuremas kirikus ja loomulikult on oodata suurt kirikulõhet. Vennad oma olemuselt on vist valinud poole, nad on selleks piisavalt avaldusi teinud, et tõenäoliselt nad lahkuvad paavsti selle pontifikaatiuse või mingisugune mis iganes tagant. Ja see pikk poliitiline, ütleme pehmelt öeldes ääretult inetu ja kohatu retoorika Mart Helme väljaütlemise suunal on täiesti kohatu ja teeb haiget Costa Blanca uudiste toimetusele tervikuna. Ja nüüd siit kohast küsimus. Kui sa vaatad selle saate ära, siis oleks huvitav kuulda selle postituse all just sinu hinnangut. Ja sa ei pea olema mitte inimene, kellel on elu aluseks ja kes väärtustab inimkonna konstitutsiooni. Sa ei pea seda olema, sa võid selleni jõuda kunagi tulevikus. Sa ei pea olema mitte see, vaid kui sa oled inimene, kes väärtustab meie omariiklust, väärtustab inimesi, kes ei lähe kompromissidele Eesti suveräänsuse ja omariikluse säilimise huvides nimel, pannes mängu kõik, kaasa arvatud ka oma isiklikud ambitsioonid ja isikliku heaolu. Ja lõpetaks selle mõtte sellega, oleme tänulikud, et meil on selliseid mehi nagu Mart Helme. Halleluuja!